Nii, kallid sõbrad, tere tulemast. Oleme siis jõudnud järjega YouTube'i, kus ma siis natukene tegin juttu Riigikogu kolleegidega video vahendusel. See tähendab seda, et ma tegin pöördumise Riigikogu liikmete poole, mida mina siis asjast arvan. Ma loodan, et mingit jama ei teki, sellepärast et mida ma tahan öelda on see, et ma ei ole kunagi teinud poliitilisi pöördumisi, aga kohe teeme ka kiire ülevaate. Nii, ma teen ka kohe kiire video ära siit, no mis kiire video, teeme niisuguse pikema video. Lugupeetud Riigikogu liikmed, pöördun siis teie poole mitte formaalsust ega poliitilisest mängust on ju, siis ka teie poole on ju, ja üldse, kes te saalis olete, vaid siira mure ja vastutustundega Eesti riigi tuleviku nimel ja selle pärast ka, on ju, selle tuleviku pärast, mis meil siin praegu siis juba on, ehk siis praeguses vormis. Eestis on tekkinud sügav lõhe riigi ja rahva vahele. Kui me peaksime presidenti saama valida, siis rahvas peaks saama ju valida. No mis toimub? Just e-valimised. Mis toimub? Just. On ju. Te ise ka ju saate aru. On ju. Et inimesed tunnevad üha enam, et rahvas on nagu tuhast tõusma seal, on ju. Ja nad ei usalda enam valitsust. Ja nii ongi. Inimesed tunnevad üha enam, et otsuseid tehakse nende selja taga, neid kaasamata ning sageli ka nende huvide arvelt. Riik ei tohi olla kodaniku peremees, vaid tema teenija, eks ole, on ju. Praegu on ju see sama põhimõte tõsiselt kõikuma löönud. Peamised probleemid tahan teieni tuua, kallid kolleegid, mida me ei saa enam varjata rahva silme eest. Otsuse protsesside liigne tsentraliseerimine, ehk siis seesama süsteem, kes noortest aru saab, see saab, on ju, ja suletus. Ehk siis kasvav maksukoormus ajal, mil inimeste toimetulek täielikult laguneb, halveneb, ebapädev sõnavabaduse ja arvamus pluralismi kaitse, mis asi see veel on, mina ei oska seda öelda, olge nii kena, kirjutage kommentaari. Kas või, ma ei tea, Discordi kuskile, kes teab, see teab. Digiriigi ja julgeoleku sildi all tehtavad sammud, mis vähendavad kodanike privaatsust ja iseseisvust. Rahva algatuste alternatiivsete lahenduste süsteematiline alavääristamine. Okei, see ei kõla just väga hästi. See ei kõla just väga hästi, sellepärast et okei, nii. Nii. Lisaks sellele on kadumas aus ja otsekohene poliitiline dialoog, ebamugavad küsimused, tembeldatakse kiiresti äärmuslikeks, selle asemel, et neile sisuliselt vastata, nii ei ehitata tugevat riiki ja ega usaldust. Kas me sellist riiki tahtsime? Ei tahtnud, on ju. Eesti vajab rohkem avatust,
rohkem ausust ja rohkem julgust tunnistada, kui midagi on valesti. Vajadusel ka tagasi astuda. Ministrid, see on teile. Vajame poliitikat, mis põhineb reaalsel elul. Mitte ainult Exceli tabelitel, eks ole, ja kommunikatsioonistrateegiatel. Kutsun õigemini, kuidas ma selgitan teile, kallid kolleegid. Ühesõnaga kutsun teid sisulise arutelule ja Riigikogus, eks ole, kuulama ka neid hääli, mis ei kattu teie valitsuse ametliku joonega. Seisma päriselt Eesti inimese mitte abstraktse idee või välise ootuse eest. See pöördumine ei ole rünnak, vaid hoiatuskell. Usaldus on lihtne ju kaotada. Aga väga raske on ju seda tagasi võita. No mida varem me seda mõistame, seda suurem on tõenäosus, et Eesti riik tugevamana edasi viia. Lugupidamisega, Igor. Ikka Eesti eest. Vali EKRE.